Nii, ja täna siis teine osa sellest lugemisest. Mis tegelikult on emotsionaalse vabastamise teraapia ehk EFT? Et edaspidi ütlen ainult EFT, et me ei hakka lugema seda pikka sõna välja. EFT on meetod, mis ühendab põhitõdesid akupunktuurist ilma nõelteta ja lihtsalt vestlusest, mille eesmärk on lahendamata emotsionaalsed probleemid vabastada. See lihtne ja tõhus meetod tugineb meridiaansüsteemi tundmisele. Keha energia teedsüsteemi teati Hiina meditsiinis juba tuhandeid aastaid tagasi. EFT lõi 90. aastate algul Stanfordi lõpetanud insener Gary Craig. Spetsiaalseid punkte, mis paiknevadki pikimeridiaani, kasutatakse akupunktuuris tavaliselt selleks, et liigutada energiat ja kõrvaldada blokeeringuid. Kui kuskil on peidus tasakaalutus, siis on kusagil meridiaan süsteemis vastav blokeering, mis põhjustab emotsionaalseid ja füüsilisi sümptomeid. Sõrmeotstega tasakesi koputamine vabastab blokeeringud ja taastab tasakaalu. Gary Craig nendib, et kõikide negatiivsete emotsioonide põhjuseks on energiasüsteemis erinevad häired. Võib-olla on seda esialgu raske mõista, sest oleme ju kuulnud nii palju mälestustest ja traumadest, mis neid emotsioone põhjustavad. Tegelikult ütleb Craig, et tarduvaid emotsioone ei põhjusta mälestus ega trauma iseenesest, vaid see, mis juhtub nende korral energiasüsteemis. Just sellepärast võiks üks ja sama läbielamus, näiteks karuga kohtumine matkarajal, jätta ühe inimese täiesti rahulikuks, teise aga mitte. Mõnes meist kahjustab seda laadi läbielamus energia liikumist ja selle tasakaalu rohkem kui teistes. Keha energiasüsteemi tasakaalustamiseks mälestuste ja läbielamuste osas me sisuliselt programmeerime oma suhteid stressiga ümber. Räägin sulle lihtsa näitega, kuidas see kõik toimib. Kujuta ette, et sinu koer Rufus muutub täiesti pööraseks alati. Mingi protsess hakkas tööle, kui postiljon ukse taha saabub. Iga päev ütled sa Rufusele kõige rahulikumal viisil, et postiljon ei tarvitse karta postiljoni. Ta on täiesti ohutu. Suure tõenäosusega silmitseb Rufus sind, nagu poleks sul aimugi, millest sa räägid, ning jätkab hirmunult haukumist. Aga kui sa tema kõrvale põlvitad ja teda patsutad, rahustades teda samal ajal, kui tema seda hirmutavat ohtlikku postiljoni silmitseb, saadad Rufuse kehasse tugeva signaali, et tal ei tarvitse isegi millegi traumeerivaga silmitsi seistes vähimatki karta. Sa muudad Rufuse tundmusi, mida ta tavaliselt kogeb, kui viibib stressi põhjustava isiku läheduses. Lõpuks muudad sa mustrit, mis juhtub Rufuse kehas siis, kui ta postiljoniga kohtub. Tema organism programmeerub postiljoni puhul ümber ning tasakaalustub. Sinuga toimime me põhimõtteliselt samamoodi. Kuigi mingi stressi põhjus ärritab sind, siis muudame sinu energia kehas toimuvat. Peatun hetkeks ja soovitan, et häälestuksid oma intuitsioonile alati, kui töötlemata läbielamustega tegeled. Väga tundlike või ärritavate meenutuste puhul julgustan sind abi otsima mõnelt professionaalilt, kes seda teraapiat põhjalikult tunneb. Oma teekonnal vabanesin ma kõikidest läbielamustest peale ühe omal jõul.
Meie keha tunneb ennast sageli turvalisemalt kellegi teise juuresolekul, kes suudab meid maandada. Professionaal valdab häid võtteid, kindlustamaks, et need pakuksid sulle positiivse elamuse. Muidugi ma ei soovi, et sa pelgaksid ise millestki vabaneda, kuid otsusta hoolikalt. Ära tegele mõne ränga traumaga üksinda, kui su sisetunne soovitab otsida asjatundja tuge. EFT on üks mitmekesisemaid teraapiavõtteid, mida ma tean. Kui see sulle meeldib, siis leiad võimaluse kasutada seda peaaegu igas vabanemises, mida sa enda heaks teed. Sa võid rakendada seda kus tahes ja sobitada seda oma vajadustele. See on alati sinuga. Ja selle EFT tehnikal on koputamise punktid. Isegi siis, kui oled juba emotsionaalse vabastamise teraapiaga tuttav, tee nii, nagu ma ütlen. Mina teen seda pisut erinevalt, võrreldes paljude praktikutega. Seega võid õppida midagi uut või huvitavat. Kõnealusel võttel on lõputult võimalusi. Selles peatükis räägin põhiliselt neist ning jagan lisavihjeid ja nõkse, kuid omal jõul jätkates võid sa omandada neid veel palju rohkem. Kõigepealt on sul EFT kasutamiseks vaja teada, kus täpselt oma näol ja kehal need koputada. Praegu ei tarvitse sul veel midagi ette võtta. Tahan lihtsalt, et mõistaksid, kuhu koputada, kui oleme valmis. Kindlasti tahad sa täpselt õigetele punktidele pihta saada, kuid tegelikult pole ka sellest midagi, kui natuke mööda läheb. Koputamine põhjustab löögiefekti, mis vibreerib seotud energia teel ja toimub vabanemine. Isegi lapsed saavad selle teraapia selgeks. Seega kinnitan sulle, et see on väga lihtne. Astu lihtsalt samm haaval. Ja nüüd on siin selline pilt. Et need punktid on pead. Ilmanurk, siin on kõik välja kirjutatud. Karate löögipunkt labakäe välisküljel umbes väikese sõrme alumise liigese ja randme vahel. Siuke. Ninaalune, seal kus sul on vuntsid, siis kasvavad need just seal. Lohuke, lõual, alahuule ja lõuatipu vahel. Ja ma panen selle pildi nagu ülesse, et siis on ilusasti näha. Käeselg ja EFT puhul mainitakse sageli edastuspunkti, see on see käeselg. Edastuspunkti, see paikneb käeseljal väikese sõrme ja sõrmuse sõrme vahel. Kuna see asub kohe kolmiksoojendi meridiaani kõrval, siis kasutatakse seda sageli väljaspool EFT-d paanika ja hirmu neutraliseerimise vahendina. Kui sa jõuad oma koputamisharjutustega nimetatud punktini, siis jagan selle kasutamiseks sulle spetsiifilisi juhendeid. Esialgu tarvitseb sul ainult selle asukohta teada. Koputamispunkte, mis asuvad keha mõlemal poolel, võid mõjutada kas ainult ühel või mõlemal küljel. Mina olen laisk koputaja ja teen seda ainult ühel küljel. Toime on täpselt ühesugune, seega võid toimida täpselt nii, nagu sulle mugavam tundub. Ma arvasin, et just peab neid mõlemaid tegema. No nii. Sul tuleks koputada iga punkti 5–7 korda. Umbes, ära loenda neid. Tees seda keskmise survega. Tee lihtsalt tunde järgi. Sul pole võimalik midagi segi ajada, niisiis lihtsalt lõõgastu. Ei mingit
täiuslikkuse tagaajamist. Jälgi ainult, et koputaksid sõrmeotste, mitte küüntega. Kui punktid on hellad, siis üldiselt tähendab see, et nendega seotud meridiaanid on ummistunud ja vajavad vabastamist, seega koputa õrnalt. Emotsionaalse vabastamise teraapiast on olemas ka lühendatud versioone. Osad neist jätavad aja säästmiseks mõne koputamispunkti vahele. Mina kasutan alati kõiki punkte, sest igaüks neist vastab eri energiakanalile ja eri elunditele, näärmetele, lihastele ja muule. Tahame kindlad olla, et kasutame kõiki põhipunkte ning vabaneme nende tundmustega seotud energia tasakaalutustest või blokeeringutest. Pole sugugi tarvis protsessi lühendada, et säästa 10 sekundit. Koputa töötlemata läbi elamuste vabanemiseks. Nüüd, kui sul on koputamispunktid selged, asume järgmise sammu juurde. Pea lihtsalt meeles, et selle teraapia ülim eesmärk on meenutada kõike vastikut, mis klaas ampullis peitub. Nägemusi, helisid, tundmusi, värvusi, inimesi ja muudki ning seejärel neutraliseerida neid koputamisega või vabastada oma energiasüsteem neist. Muud ei midagi. Räägi nii, nagu jagaksid oma läbielamust sõbraga ja koputa. Mina räägin tavaliselt valjusti, aga kui sina sellega toime ei tule või see tekitab sinus kohmetust, siis võid ka oma peas jutustada. Selles oleme me kõik juba niikuinii meistrid. Emotsionaalse vabanemise teraapia teel läbielamustest vabanemiseks räägi nii üksikasjalikult nagu vähegi oskad, sest mida rohkem detaile meenutada suudad, seda paremini aitab see sind selle põhjaliku ja täieliku vabanemiseni, mida me taga just ajamegi. Võib-olla ei suutnud sa aga ühtki kindlat mälestust identifitseerida. Pole midagi, loe edasi. Kohe selgitan sulle, kuidas igal juhul jõuda korraliku vabanemiseni. Teeme seda mõne lihtsa sammuga. Määra oma läbielamuste intensiivsus. Sõnasta lähteavaldus. Ütle oma lähteavaldus välja, koputades karate joogipunktile. Karate löögipunktile. Koputa kõikidele ülejäänud punktidele. Kontrolli ja korda. Vaata tehtu üle ja lõpeta. Esimene samm. Määra oma läbielamuste intensiivsus. Loo kõigepealt oma mälestuse või läbielamuse jaoks mingi koondnimetus, millele on lihtne viidata. See võib olla näiteks päev, kui mind vallatati või kui Johnny ütles mulle, et mind on võimatu armastada. Pane silmad kinni ja keskendu sellele meenutusele. Lase tundmusel pinnale kerkida. Ära muretse, me vabaneme ebameeldivatest tundmustest peagi koos töötlemata läbielamusega. Hinda seda skaalal 0–10. Kui intensiivselt tunned seda nüüd? 10 on kõige tugevam. Kui suudad tuvastada, kus see sinu kehas tunda annab, siis jäta seegi meelde. Igaüks ei tunneta emotsiooni oma kehas, nii et kui sa midagi ei tunne, aga suudad siiski arvata, mis selle intensiivsus võiks olla, on kõik korras. Kui tegeled möödunud elu või sugupõlvede läbielamusega, siis võid jääda mulje, nagu puuduks sul sellega ühendus või oleksid tundetu. Pole oluline, millisesse elupunkti hetkel jõudnud oled. Lihtsalt on hea meelde jätta lähtepunkt, et saaksid vabanedes oma edu hinnata. No nii. Ja siin ma jätnan jällegi katki. Siit tuleb pikem.
ja nii samm-sammult edasi.